Tere jälle. Täna räägime täpselt, mis meie metsa teema käsitluses on muutunud. Kust pelleti edulugu alguse sai? See algas 15 aastat tagasi, kui Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv soovitas puidu suuremat kasutusele võtmist energeetikas ning biomassi põletamist energia tootmisel loeti süsiniku neutraalseks. Lühidalt, sõnum oli, et pellet on popp ja öko, ajaga ka puud masinasse ja raha tuleb. Ja pelletitööstusest sai tänu Euroopa rohetoetustele tohutu kasumiallikas. Ja kuigi teooria pelleti süsiniku neutraalsusest on ammu ümber lükatud, jutustab teatud seltskond jätkuvalt ja väsimatult, kuidas kliimamuutuse leevendamiseks tuleb Eesti metsi senisest veelgi rohkem raiuda. 2010 kinnitati poliitilise tellimusena tehtud raieprognoosid, kus olid kirjas uued väidetavad säästlikud raiemahud 12–15 miljonit tihumeetrit aastas. Nõuka ajal oli 4–6 miljonit tihumeetrit aastas. Neile sai juba hiljem viidata siis kui varem kokku lepitutele. Ja no muidugi ei tohi unustada aga odavat tooret Venemaa. Ja pärast Ukraina sõja algust oli muidugi selle toorainega kehvasti. Aga pelletitööstus, mis oli enne Vene steroidide peal Eesti-suguse väikeriigi kohta liiga suureks paisunud, keeldub ennast kokku pakkimast. Õige ka? Õige ka? Taanus on siiski 60 000 töökohta. Emotsionaalne väide, aga see on võetud uuringust, mille viis läbi Ernst & Young AS. Kõlab väga usutavalt. Vähem teatakse muidugi, et Ernst & Young on uuringu läbi viinud tellimustööna ja tellijaks oli Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Aga loomulikult tellisime, sest mets on meile oluline. Ja mis sellest uuringust välja tuli? Pilt on hoopis positiivsem, palju positiivsem. Uuringus selgub, et arvesse lähevad ka töökohad, mis tekivad kaudse ja külgneva mõju kaudu. Metsa- ja puidutööstuse positiivne mõju ühiskonnas on väga lai. Nagu uuringus selgub, on metsatööstuse kaudsed ja kaasnevad töökohad näiteks sellistes sektorites nagu kaubandus, finants, kindlustus ja kinnisvarateenus. Transpordi, posti, telekommunikatsiooniteenused. Äritegevust toetavad teenused. Elekter, gaas, prügivedu. Majutus, catering, meelelahutus, kultuur. Haridus, teadus ja arendus. Toiduainetööstus. Metallitööstus. Keemiatööstus. Pornotööstus, okei. Ja muidugi, aga bensiinijaama inimesed. Kuulge, mida rohkem kütust harvesterid ja rekad ära kulutavad, seda suurem käive on kütuse tootjatel ja kütuse müüjatel ja seda rohkem inimesi saab tööd kütuse tootmise, transpordi ja müügiga seoses. Raiefirma pealiku Jeepi mootoris ära põletatud kütus läheb arvesse kui metsasektori sotsiaalmajanduslik mõju ja tanklate töötajate töökohad pannakse kirja kui metsasektoriga kaudselt seotud töökohad. Ja vaata nüüd on nii ju, et mida rohkem on harvestere, seda rohkem on vaja neid inimesi, kes harvestere, eks ole, hooldavad. Ja näiteks kui rekkamees teeb oma palgikoorma vedamisel kusagil teeäärses putkas lõunapausi, siis sellesse uuringusse läheb kirja, et metsasektor on loonud töökohti. Loogiline. Kõikidele nendele inimestele on vaja tööd. Muidugi. Selleks, et toita pelleti impeeriumi kasvavat nälga toorme järele, on kasutatud erinevaid vahendeid. On lobistatud ja logistatud poliitikuid. Langetanud raievanust. Raiutud on kaitsealasid. Lõppkokkuvõttes, kui raiutaksegi kaitsealasid, siis pärast võib trahvi riigi kassasse maksta. Raha meil on. Aga keskus, meil on probleem. Meie majandatavates metsades on alla 10 aasta vanuseid mets juba 2 korda rohkem kui ükskõik milliseid teisi vanusegruppe. Harvesteri jaoks on puhas raiskamine. See masin suudaks nii palju enam. Sa mõtled metsaga metsamaad, sest on olemas ka metsata metsamaa. Ja saamegi väita, et Eestis on praegu rohkem metsamaad kui esimese Eesti Vabariigi ajal. Ja metsata metsamaa osakaal kipub viimasel ajal varjutama pelleti edulugu. Niisiis tuleb vaadata kaitsealade poole. Õnneks neid meil veel on. Looduskaitseala ja mets võiksid asuda eraldi. Looduskaitseala võiks asuda seal, kus mets ei kasva. Need 2 teemat, need tuleks hoida oma vahel lahus. Ja õnneks on metsamajandamine muutunud läbi aastate järjest impersonaalsemaks. Kui kunagi vanasti valvasid metsi metsnikud, nad täpselt teadsid, mis konkreetses metsas parajasti toimub, siis õnneks tulid uuel Eesti ajal nende asemele ametnikud, kes koha pealt toimuvast mitte midagi ei tea. See on vesi meie veskitele ja tänaseks langetavad raielubade otsuseid arvutid.